tere tulemast Steineri jututuppa. Minu tänane külaline on Priit Pikkas, minu hea sõber. Kuidas sul läheb, Priit? Oota, räägi. Eestimaiselt. Ma käisin eile Prismas. Ja tahad kuulda ühte lugu või? Ma käisin eile Prismas. Tiiv on olnud täis. Ma käisin Prismas, ostsin süüa, salatit ja kõndisin Prismas ja nägin Genkat. Okay. Korv oli käes, mul olid seal asjad. Genkad oli mulle vastu. Ja ma olin nagu oible. Okei, Henry Kõrvits tuleb mulle vastu, ma pole kunagi teda päris elus näinud. Ja siis ma tegin niimoodi, nagu 2 näpuga vaata, andsin saluuti tüübile. Nagu oled näinud teda päris elus või? Ta mingi 3 meetrit pikk ju. Ma vaatasin üles niimoodi hästi kõrgele ja siis andsin 2 näpuga saluuti nagu vaata nagu respekt. Ma ei hakanud üldse nagu, Genka, jõu mees, jõu, ma olen suur fänn, vaata. Ma tegin lihtsalt niimoodi 2 näpuga ja kiirelt vaata niimoodi. Ja siis tegin nagu noogutuse, vaata. Ja siis vend vaatas mul lolli näoga otsa ja kõndis lihtsalt minema. Kõndis mööda lihtsalt. Ja ma ei saanud aru, kas see oli nagu, see on siuke awkward hetk, vaata. Ma ei saanud aru, kas ta nagu ei saanud, et viimasel hetkel alles nägi mind, et ma tegin seda. Ja siis ta ei jõudnud vaata reageerida, sest ta juba kõndis mööda minust. Või kas see oli see, et nagu mida vittu see vend tahab. Või et mida ta teeb üldse, nagu mis asi see on. Nagu, mida... Pigem on see, et ta räpib, eks ju, et ta on linna isa ja tal on väga kõrge ego. Ja... Arvad või? Muidugi. Sa oled kindel, ma just tahtsin suga rääkida sellest sellepärast, et mida sina teeksid, kui sina oleksid kuulus Eesti räppar või kuulus Eesti ükskõik kes või mis. Ta ei viitsi nagu. Aga kui sa oleksid kuulus, saaksid kuulus, Priit Pikkas on Prismas, sa vaatad seal oma mingid vegi asju, vaatad oma alkoholivaba õlu seal riiulis, võtad seal õlle, paned korvi, pöörad ümber, mingi vend tuleb, teeb sulle niimoodi. Noogutab, võtab 2 näppu ja siis saluudib nagu respektist saluudib sulle niimoodi ja kõnnib edasi. Ta ei ütle mitte midagi. Mida sa tunneksid? Sa võid mikri lähemale panna, seda mikrit peab põhimõtteliselt neelama. No. See on siuke lähedalt rääkimise mikker. Mida sa tunneksid? No ma ütlen nii palju, et on 2 asja, kas sa nagu võtad seda vaibi süviti, et see inimene nagu, et sa näitsid talle respekti ja mida iganes, eks ju. Tema lihtsalt astus sellest nagu üle, astus nagu peale. Ta sättis nagu ennast sinust kõrgemale. No seda nagu nii, ta oli 3 meetrit pikk. Lihtsalt see on nagu natuke, see on nagu teemonlik värk. No. Arvad või? Ei, no kui sa tahad öelda, et Henry Kõrvits on teemonitest üle võetud? Ja. Kas sa väidad seda? Jah. Ma väidan, et ta on teemonitest vaevatud. Sama palju vaevatud nagu keskmine eestlane. Possessed. Nagu keskmine eestlane. Sa tahad öelda, et enamus keskmised eestlased või kõik eestlased on possessed või? Kui sa vaatad seda tõuarendust, eks ju, mida tahtsid teha, siis, eks ju, natsid, eks ju, kolmanda riigi, siis tänavapildis, eks ju, kuidas see tõuaretus välja on tulnud, see on ju suht perse kukkunud. Selles suhtes ongi nüüd see, et meil on nüüd siin tumedanahalised iidolid ja... Mida vittu sa ajad mees tegelikult ka? Ma lihtsalt tahan seda öelda, et kas tasub ära tõusta lambist niimoodi, et sa ei viska käppa. Ei tasu, loomulikult, aga minu küsimus, ma ei taha uskuda, et ta on ära tõusnud, sest et ta tundub chill vend. Aga ma ei tea, kas sa oled kunagi näinud teda päris nagu temal on kindel viis, kuidas läheneda. Tere, üks hetk, palun teie aega. Nagu sina siis, kui me Märt Avandit nägime tänaval, siis mul oli nagu, mul on nagu esimest korda elus tekkis võimalus kellega, keda mina austan, vaata, hea koomik, ainukene hea koomik peale Ott Leplandi. Ainuke komöödiline duo on ja ma ei pea need nimesid nimetama, kõik teavad. Ja siis ma nägin, et Avandi on tänaval on ja Lähme ütleme tere ja äkki saab jutul, äkki saab nagu sõbraks, vaata. Ja siis lähen, hakkan suud lahti tegema, Priit teeb ennem suu lahti, ütleb Avandile niimoodi. Sa lasid seal snaipriga lasid seal katusel, lasid snaipriga. Ja siis Avandile mingi, lasin, jaa, tegi niimoodi. Jaa,
joo, lasin, nagu tal tuli kohe see nagu mingisugune shield, mingi siuke nagu nagu kilp tuli ette, vaata kaitsekilp, et mingi vend ajab kelbast on ja siuke mingi hullund fänn ja siis tuli siuke nagu kilp tuli siukene kaitserefleks tuli ette, et muutus siukseks võlts viisakaks niimoodi, jaa, justament. Ja kohe oli nagu vaibid olid täiesti putsis. Mäletad seda hetke? Jah, see hetk on ju umbes samasugune nagu selle Genkaga, eks ju. Et lihtsalt ei klappinud ja ma arvan, et kui me oleks rääkinud ta manager'iga ja meil oleks natuke raha olnud, siis oleks võinud ka selliseid nalju teha, et te lasite snaiperiga ja seda asja ka, aga palun teenid seda seebi reklaami ja õõrus oma pähe see šampoon, vaata ja karju juhei on ju. Siis teeb see juhei! Et ka jällegi nagu tulles tagasi sellistesse asjadesse, et ma ei saa kritiseerida, aga kas need on eluterved inimesed? Kas Genka on eluterve inimene, kas Märt Avandi on nagu... Hea küsimus. Jah. Et ta saaks läheneda meile. Nagu meie läheneme teistele. Me ei ole mingid kuulsad, aga ma arvan, et kui me oleksime, siis me ei muutuks ju. No sinust ma ei tea, sinu kohta ma ei tea, aga mina ei muutuks. Ma saan aru küll jah, et sa nagu neid materiaalseid asju hinda, et kui on uuem auto või midagi, sa nagu ei pane seda tähe. Ma ei ole kunagi seda hinnanud, vaata. Ja. Sina ja Aldur näiteks olete alati seda nagu rohkem hinnanud ja see on nagu, aga mina nagu, mul alati nagu, te olete isegi nalja teinud mulle, vaata, et ma nagu ma ei ole samal lainel, kui teil on need mingid käekellad ja mingid autod asjad, siis ma nagu alati ütlen nagu midagi, mis on naljakas, midagi valesti, vaata, nagu ma nagu käitun niimoodi, nagu ma ei saaks absoluutselt aru, ma ei tee nagu vahet, vaata. Et kui inimesel on mingisugune, ma ei tea, mingi Bemar on ja, mis on mingi uusi mudel on ja, kõik on mingi, tal on see Bemar, vaata, mingi 05, mingi, ma ei tea, Bemar on ja, ma ei tea neid, ma ei tea autodest mitte midagi. Või siis, et tal on, ma ei tea, mingi Audi on ja, mingisugune, mingi Barsa. Et nagu auto on auto. Okei, ma saan aru luksusautodest, aga ma läksin niimoodi, ma läksin Los Angeles, mul oli üks sõber Vincent, läks vangi, sellepärast, et ta keppis mingid alaealist tüdrukut, 13-aastast tüdrukut hotellis ja siis politsei tuli ja siis hakkasid taga ajama teda ja siis ta hüppas nagu GTA-s, vaata sinna nende kanalitesse. See selleks, igastahes. See vend on nüüd vangis, on ja mida seda ma ei tahtnud rääkida, ma tahtsin rääkida seda, et ma läksin LA-sse, ma nagu siis olin sõber selle vennaga ja ma ei teadnud, tegelikult ma teadsin, et ta on päris putsis inimene peast, aga kuna ma ei olnud mitte kedagi teist seal, kellega nagu, kes oleks mu sõber, vaata, ma ei teadnud mitte kedagi teist, mul ei olnud kellegi juurde minna, ma sain ööbida tema juures ja nagu mul oli, keegi ootas mind, vaata. Seda ma sain hiljem teada, et kui haige inimene tegelikult oli ja mis sa teed, igastahes. Ma tahtsin öelda, mu point oli selles, et mina hakkasin talle rääkima, ta ütles mulle, et mul oli luksauto, vaata, mingi Mersu, vaata, mingi valge Mersu on ja mingi luksauto näitas, see auto oli mul, sõitis mööda, vaata, tänaval. Siis ma vaatasin, meil on eestlastel kõigil siuksed autod. See vittu, Eestis on kõigil Mersud või? See on jah. Reaalselt nagu ma ei näinud, ma vaatasin seda Mersut ja minu nagu aju ei renderda ära, et see on nagu luksusauto ja mingi teine Mersu, nagu mingi tavaline vana mingi Mersu, mis on valget värvi, ei ole luksusauto, vaata. Mul ei fikseerinud ära, ma ei teinud mingit vahet, vaata. Siis ma ütlesin, et kõik on umbes siuksed luksusmersud. Tüüp siiamaani mõtleb, et Eestis sõidavad kõik luksmersudega, et meil nagu siitaks nii hästi siin nagu. Nii et selles mõttes ma ei ole nagu kunagi olnud siuke materiaalne, et ma teen vahet, vaata. Ma teen ainult vahet asjadele, mis on minu jaoks praktilised, mingid arvutid, kaamerad, siuksed asjad, vaata. Ja, et mis on väga luksus minu jaoks, sest et ma ei saa seda palju. Igastahes, sul on täitsa õigus, ja see on üks põhjustest, miks ma ei muutuks. Ma olen ju mingit kuulsust tegelikult saanud, vaata. Ma olen palju kuulsam, kui ma olin 10 või 20 aastat tagasi. Kindlasti 20 aastat tagasi, siis ma olin 8 või 9, aga see ei ole mind muutnud. Inimesed tunnevad mind kogu aeg tänaval ära ja ma lehvitan kõigile, isegi pigem mul on vastupidi, kui näiteks, kui sa ütled, et Genka nagu tõesti, et see ei olnud kogemata, vaid ta meelega nagu ei tahtnud, ta ei seostanud. Tema jaoks oli nagu vale lähenemine, see lähenemine oli nagu liiga siukene teissugune, nagu siis ta äkki tunnetab, et teda tahetakse nagu välja viia või nagu niimoodi, et nagu hei mees, vaata, mis plõksid. Ta tuleb sinu juurde, näitab, ta on suur vend, ta on nagu tõsi taga, loomingud asjad,
ja talle nagu ei meeldi lihtsalt, et ta võtabki nagu kui konkurent. Tasemed nagu. Ma ei tea, kas see on tõsi. Ma ei tea seda. Ei, no selles suhtes, et kui inimene saab ju 2 positiivset annavad ju positiivse tulemuse, eks ju. 2 negatiivse, eks ju, sina olid positiivne, tema negatiivne, noh, naturaalne, eks ju, situatsioon, kui ta oleks ka positiivne olnud, oleks saanud midagi teha, on ju. Lihtsalt nagu antud hetkel ei klapi, et lihtsalt inimesed on, ma arvan, teinekord ka väsinud, eks ju, nagu sa tead ju. Kui sa oled ise ka striiminud, näiteks sa oled väsinud, sul tuled mingid uued vennad sinna kunagi ei tea, vaata, mis inimesed tuju oli või mida iganes, või äkki ta lihtsalt mõtles omi mõtteid, on ju, ta ei saanud aru, mis toimus. Aga kunagi tea, võib olla egoist, on ju, ma ei tea seda. Aga kui ta on, kui sa ütled nii, su teooria on see, et ta on egoist. Kui see on tõsi, siis mul on täpselt vastupidi. Mul ei tule seda kunagi, seepärast, et mul on olnud sellised olukordi palju, kus fännid tulevad, tunnevad mind ära ja tahavad rääkida või mida iganes või saluudivad, teevad mida iganes. Ja mul on vastupidi, ma hakkan liiga palju ma lähen liiga familiaarseks. Mul on niimoodi, et ma nagu kui ma saan nendega juttu otsale, siis ma hakkan nendega rääkima, on ju, plaan ja umbes mingi, surun käppa, teen mingi, kallistan isegi või mida iganes, lähen hästi familiaarseks ja siis nagu tüübid on juba nagu okei, et nad hakkavad minema mingi, kuule, mis sa edasi teed? Lähme võtta mingi õlle, vaata. Mis sa homme teed, vaata? Tulen läbi või? Tulen külla või? Ma lähen nagu liiga sõbraks ära, vaata. Ja siis ma olen nagu ennast kinni püüdnud, et oota, et see on võib-olla, ma nagu saan aru, et see inimene nagu, see läheb veits veidraks. Tema ootas seda, et ta lihtsalt tuleb oma nagu iidoli juurde ja tahab lihtsalt kiiret juttu teha, et ta on käppa surunud ja ta on sellele inimese öelnud, et mulle meeldib, mida sa teed ja siis ta läheb nahku. Aga mina olen vahel läinud nagu liiga familiaarseks ja umbes, et ma tahan nagu edasi suhelda selle inimesega. Et see läheb nagu, see on teine äärmus. No asi ongi selles võib-olla, et äkki need inimesed siis tõesti nagu valivad, eks ju, kellega nad suhtlevad ja see on ju kõige tähtsam asi elus. On see, kellega sa suhtled. Sa võid öelda, et see ei mõjuta sind, aga see mõjutab sind ja need inimesed võib-olla suudavadki ei öelda kõik, ma ei taha, see pole minu jaoks, käige nahku, kui ei käi, ma kuradi umbes võin ka füüsiliselt asjad selgeks teha, et võib-olla see lähenemine ongi selles suhtes etem, kui see meie lähenemine, et ma umbes tulen teiega kaasa ja lõpuks on mingi jama majas kuskil mingisuguse, eks ju, jama sisse keeratud, sest reaalselt, kui inimestel on ju elu eesmärgid asjad, no nad ei hakka niimoodi kaasa kutsuma nagu niimoodi tühja koha pealt, et ikkagi mingi teema sees peab see olema, aga kui niisugune tänava tutvus, see ei viigi kuskil ja nad võib-olla blokivad ära, et see läheb kahtlaseks ära. Nagu ma ütlesin, et rahateema on see, mis on nagu oluline, aga samas kui religioonselt on niimoodi mõelda, siis on ka see, et kui näiteks Genka tuleb sinna usutemplisse, kus sa oled, siis te saate kus sina oled? Sa oled Krishna? Siiamaani käid seal templis? Jah. Räägi sellest, kuidas sa Krishna templis käid. Räägi sellest oma Krishna usust. Miks just Krishna? Sellepärast, et nad on alati nagu nad ei hinda sind, kui põhjas sa oled. Mida rohkem, kui ma näiteks... Neil ka pole seda materiaalset mingit sükest võrdluspunkti nagu. Et teinekord, kui ma olen käinud kuskil, siis on nagu... olnud siukene nagu hindamismoment nagu suurem või et kuule äkki sa ei sobi siia või äkki sa nagu oled liiga nagu patune või midagi. Aga Krishnad nagu hakkavad sind sellest välja tooma, et saavad nagu olukorra tõsidusest aru. Et kui sa normaalselt käitud ja tunnetad energeetikaid või nii, kirikus sa ei tohi olla näiteks purjus peaga, Kas Krishna templis võib purjus peaga olla? No nad leiavad sulle mingit rakendust, näiteks kui sa lähed narkopaugu all, siis nad panevad sind kohe rakendavad tööle, panevad sind kartulit koolima või aknaid pesema. Kui sa oled mingi antsu pand, et siis sa oled nagu kui sa ei lähe üle nagu selles suhtes üle piirid, et kui sa ei hakka vandenõuteooriad rääkima, mingid näiteid tooma kuskilt umbes, et kellelegi midagi selgeks tegema. Jah, et kunagi kuskil Indias seal tõmmati kuskil kellelgi kõri läbi, vaata, et tühja koha pealt töödi pea maha kellegi templis on ju. Energiat nagu hakkad saastama nagu seda negatiivset energiat nagu. Ja siis, see on jumala geniaalne. Et kui sa südamest kahetsed, siis nagu pole vahet, kas sa haised või sa ajad segast juttu ja niimoodi, aga teistes kohtades nagu ma olen tundnud, et öeldakse nagu, et ei tundu, et sa oled nagu piisavalt valmis või puhas. Kui Krishnad on mind puhastanud, siis juba näiteks mingid budakojad või
siuksed kundaliini kohad või need, nagu ma tunnen, et ma olen valmis sinna minema, et ma olen nagu ise nagu suutnud nagu kõrgema taseme saavutada, sest mõned ennustajad või inimesed, kus lähed abi otsima, mõned ütlevad, kuule mees, su elu on nagu täiesti sassis, siin ei saagi mitte midagi teha, sa oled ise teinud valed valikud, sa ei saagi kuskile minna, aga Krisnad ei ütle mitte kunagi sulle niimoodi. Nad ütlevad nii, nüüd hakkame niimoodi tegelema. Otsast peale. Grassroots. Et kui sul on teemonid näiteks unenägudes või mingites asjades, siis nad kõik koos palvetavad, tegelevad selle asjaga, pakuvad teemonitele mantraid, mingeid toite, asju, lähed unenägudesse ja lahendavad selle probleemi ära. Priit on minu hea sõber ja me oleme teinud väga palju videosi koos, me oleme väga palju läbi elanud, meil on niisugune hästi eriline suhe minu jaoks. Ma ei tea, ta pole kunagi minule seda öelnud. Aga ma ütlen, et Krisna usk on õige, sellepärast, et igal ühel on oma tee ja see on ka omamoodi süsteem ja ta võtab sult energialt. Iseasi, mis te sealt vastu saate, see on kõigi vaba valik. Sorry, et ma segasin. Ei, sa ei seganud üldse. Vabalt võid vahel segad. Sa panid vaata, sul oli nagu... Mul ei nagu see tropp ette selles suhtes, et ma ei tohi, et kõigest mina arvan nii. See on kõigest minu arvamus. Ma ei tea, sul on vaja punkt sellele asja lõppu panna. Tundsid nagu... Ma tundsin, jah. Ma lõikasin su ära. Et ta jäi nagu, et see süsteem jäi nagu liiga lahtiseks, nagu loose end jäi kuidagi. Et jäi loperdama, eks. Nüüd paid punkti. Niimoodi, jah. Teises kohtades on teistmoodi võib-olla. Ja me oleme teinud videosi koos Scream Phantom näiteks, kes minu videos on näinud, siis ta, paljud arvavad, et mina olen Scream Phantom, tegelikult ei ole. Priit on Scream Phantom, see maskiga. Võid seda häält teha, kui keegi ei saa aru, millest ma räägin. Ilmselgelt on Priit Scream Phantom, mitte mina. Ma ei oska seda häält teha, ma võin proovida. Võta. Happy Ghost. Happy Ghost, jah. Tegelikult Happy Ghost ja mängis Priit ja mina mõlemad. Et Happy Ghost ja ma oskan teha. Köögi läheb ja seda on lihtsam teha, nii et me mängisime mõlemad seda. Aga räägi, Priit, kuidas me kohtusime üldse? Kuidas me esimest korda kohtusime ja miks sinust sai minu parim sõber? Ma ei tea, kas mina olen sinu parim sõber. Sa ei pea seda ütlema? Hästi awkward on küsida ükst asja. Ja. Mul kunagi lapsepõlves oli niimoodi, vaata, kes on parim sõber? Aare küsis, kas sina või Kristjan? Tema oli minu juures, ma ütlesin, no sitta kah, ma ütlen sina siis, vaata. No siis see teine tüüp tahtis varem minu juurde saada, aga see oli mingi ärivend, ta ütles mulle niimoodi, et no jaa, kui ma olen su parim sõber, sa pead teisele vennale ära ütle, mind laskma sisse. Vastik. Ja. Järelikult ütlesid õige vastuse. Ja... kuidas me kohtusime? Ja, kuidas me kohtusime? Ja me kohtusime niimoodi, et Einar tuli, ma tunnetasin energeetiliselt ära, et tegu on... Mina ei tulnud, sina tulid. Ma olin, kas sa mäletad, ma elasin sükest elu. Ma olin Tallinki ees, elasin Aldur, sebis mingi korteri meelest, et me sellel tingimusel, et me panen pintsakud selga, lähme Tallinkisse mingi püramiidskeemi, mingisugune püramiidskeemi mutt, kelle nime me ei nimeta, sest et teab väga palju maffia inimesi ja üks päev, kui ma tulen siia podcast stuudiosse, siis ma võin lihtsalt kuuli pähe saada, enne kui ma siia jõuan. Üks mutt on ju, kes siis aretas püramiidskeemi ja siis me pidime... Üks gilf, kes aretas püramiidskeemi, pidime käima Tallinkis pintsakud selga panema ja inimestele sittama ja helistama lihtsalt võõrastele inimestele, kutsume sinna ja neile tablasid pähe määrima. Ja selle eest me saime vastu elada tasuta ühes korteris Maneeži tänaval on ju. Ja lõpuks tuli välja, et see korter polnud isegi selle mutti oma, vaata, aga mingi skämmis selle mingilt või põhimõtteliselt nagu... Kohtutäituri arestitud korter. Kuidas ta ütles sulle, et... Pane mikrofon lähemale. See on selline mikker, mida vaata mind. Ma räägin nagu, ma põhimõtteliselt nagu musitan seda mikrofoni. See on mul huulte vastus, vaata. Sa ei pea huulte vastu seda panema, aga ära seda liiga kaugele pane sellepärast, et see töötab tema potentsiaal tuleb siis välja, kui sa paned ta hästi oma suule lähedale. Tahtsin siis küsida, mis oli sinu checklist juhul, kui tulevad tagides onud, kellel on kuldketid ristidega särkide peal pandud? Mis oli sinu tegu? Mis oli käsitud sinul teha, sinu ülesanded, sinu roll? Kus kohas seal püramiis? Kui sa oled trussikute väel, seal korteris, keedad putru ja oled arvutis ja tüübid koputavad. Et kes siin elab? Ja kes siin elab? Mis sa neile ütled siis? Ma ei näinud neid, ma kuulsin ainult, sest nad peksid uksele. Kes siin korteris elab? Kui sa siit tunni aja pärast nahhu pole läinud, ma kutsun politsei.
Ott Sepp käis sul kuradi kohtutäituriks. Ja ma sitsin ennast täis, ma võtsin suured prügikotid, mustad prügikotid, 3-liitrised või 6-liitrised, mis on need kõige suuremad? 225. Oi, vabandust, 300-liitrised. Võtsin 300-liitrised kilekotid ja viskasin kõik oma asjad lihtsalt kilekottidesse ja tõmbasin nahhu taksoga. Kohe helistasin inimesed läbi. Kuule, kas sul on mingi tuba vaba? Kas sul on mingi korter vaba? Leidsin juhuslikult üks vana koolikaaslane otsis korterikaaslast. Ma läksin sama tunni aja pärast täpselt. Kell polnud isegi tund aega tiksunud ja ma läksin oma prügikottidega selle tüübi ukse taha. Koolisin sisse talle. Ega ükskord sul anti hoiatus ka, mida sa pead vastama. Et see mutt oli öelnud, et see mutt ütles, et ütle sina, räägi sina seda. Põhimõtteliselt, et see mutt ütles, et kui keegi tuleb, et põhimõtteliselt siin korteris võib elada, aga kui keegi tuleb. Sa oled juhuslikult putru teinud ja oled trussikut veel arvutis ja lähed ukse peale vastu. Ja siis peab olema vastus. Kes te olete? Te olete 321 kolimisteenus. Kolimisteenus. Et siis te peate ütlema, et sa pead ütlema, Einar, et sa oled kolimisteenus. Et siis kui kohtutäiturid ja politsei tuleb ukse taha, et ei või, kes te olete, miks te siin korteris elate, siis sa pead ütlema, et sa oled kolimisteenus, et see töötab. Aga seda nagu võimalus mul tekkinud, mind ähvardati kohe, et kohe kutsutakse politsei, ma tõmbasin kohe nahku. Aga igastahes see selleks, ma elasin seal korteris. Crazy ajad, me käisime seal Tallinki hotellis tablasid pähe määras inimestele. Ja siis... Ma otsin omal mingisuguse fake kella ja siis ma ei tea üldse, mis skeem see on, nagu mingi 10 tüüpi istusid lauda, ma vaatasin kõigil otsa, ütlesin niimoodi. Nii mehed. Asi on tõsine ja ma just tegin ka endale selle asja enam-vähem selgeks. Me oleme siin kõik koos, näitasin fake kella. Tüübid pärast rääkisid, päris hästi läheb tüüpidel juba kellad asjad taga. Ma ütlesin, ma ise väga hästi ei tea, minul juba asi jookseb, me paneme pead kokku. Me oleme siin, et teine teist aidata ja toetada. Süsteem on lollikindel. Toidulisand on parimatest parim. Meeskonnas on tegijad. Me läheme kõik koos ja teeme kõigile raha ühtselt. Me ei jäta kedagi välja. Tüüpid suud täitsa kinni. Kuule, ma üritan homme tonni välja sebida. Ma ladusin tonni alla sinna pärast. Ma ei mõõta ette, ma panin need tablakad, läksid halvaks. Nagu üks tüüp, kes oli selle skeemi omanik, üks Mario lokkis peaga. See oli ka nagu... Mu sõber, kes mind sinna kutsus, oli nagu, kuule, Priit ostis ära selle pro-backi on ju. See ütles, mis asja? Ise selle skeemi omanik taga ei uskunud. Ei noh, Priit ostis ära, pani 1000 eurot, 15 500 krooni, pani laua peale, ostis need vitamiinid ära, vaata, 200 pakki. Uuesti. Vaatas suu lahti otsa mulle. Congratulations! Ta nagu ei uskunud, sest mitte keegi võld seda teinud, vaata. Mul lubati mingi katuse rahasi 5000, vaata, et kui... Sa ei saanud, huvitav miks. Ja siis me läksime õue, tegime suitsu, seal oli vist Mart Sergoaki oli seal, Aldur oli mina. Mingi väike kamp oli seal vähe, 4 inimest ja siis Aldur ütles, et kuuled või, mul on üks hea sõber, vaata, Priit. Sa pole kohtanud Priitu, vaata, küsis mu käest. Tahad Priidu kohad? Ma kutsun ta siia. Tõmbab kord ära, vaata, teeb väikse kohvi, väikse äriplaanid ja siis, et see on ka väga sitaks ka vend, vaata, sitaks ka vend. High class vend. Ja siis helistas sulle ja siis ütles, davai, ma olen 5 minuti pärast kohal, vaata. Ja siis räägi edasi, mis siis juhtus? Sa tulid? Ma tulin, nägin Einarit. Ja tüüp tuli marssis minu poole. Vaatasin, ma ei saanud aru, et ma ei teadnud, see on Priit. Marssis minu poole ja siis tegi niimoodi. Marssis niimoodi hästi sirge seljaga ja siis surus käe välja niimoodi hästi nagu business, nagu ärimehelikult. Esinduslikult. Endal polnud, sul ei olnud mingit pintsakut ega midagi. Sul oli mingi samamoodi mingi kampsun ja mingi tavalised riided, casual riided seljas. Käsi välja, vaata, ja ma hakkasin su kätt suruma. Mul ei lähe see eluaeg, mul elu lõpuni on see meeles. Hakkasin su kätt suruma ja siis kõndisid mööda minust sirgelt. Ja siis mõtlesin, mis vend see on, tere, see vend on minu lainel. See on minu spirit animal. Ja sellest hetkest saadik, siis me tegime väiksed kohvid, väiksed äriplaanid ja sellest hetkest saadik ja ma alguses ei saanud aru, vaata, Priiduga on selline teema, et kui sa ei tunne teda ja sa hakkad tega rääkima, siis tavainimene
ta räägib nagu teisest, ta räägib eesti keelt, aga ta räägib teises keeles veits, tal on nagu veits enkrüptitud keel nagu. Tähed ära vahetunud. Ja ta räägib nagu veits imelikult, tal on mingid metafoorid ja mingid hullud nagu, ta on nagu... Lendame laivi, panime nunni, lendasime laivi, venda selle kassis ära, tõmmati mingi kanitell ülesse, pärast pandi ainult persse, mille pärast, sellepärast, et tabletid jooksnud raha, ei, tegelikult ma ei saaks saada, Ja siis ma mõtlesin, mida vittu, et see vend on vaimuhaige, et ta on skisofreenik või midagi, ta ei ole normaalne inimene, tal peab midagi viga olema, vaata. Ma väga pikka aega, mitu kuud mõtlesin, et Aldur tegi mind tuttavaks skisofreenikuga, sest et see, mida ta rääkis, mu aju ei renderdanud ära, mida ta üldse räägib. Ja mida rohkem ma taga suhtlesin, mida rohkem ta hakkas meil külas käima seal korteris, ja mida rohkem ta rääkis, ma hakkasin nagu, vaata, sest ma olen ka süke inimene. Pusletükid hakkasid. Jaa, pusletükid hakkasid kokku minema, ma lähen ka süviti, vaata. Kui inimesed räägivad minuga, ma lähen nagu süviti, ma hakkan niimoodi nagu süvenema ja lähen nagu vaatan inimestele silmadesse ja üritan aru saada, mida, what makes them tick, vaata. What makes them tick, et mis paneb neid tiksuma. Et mis vend see on ja mida ta tahab öelda. Ja lõpuks ma hakkasin aru saama sinu keelest. Kui sa hakkasid rääkima, ma sain aru, ma sain aru, et sa räägid metafoorides ja et sa räägid nagu teistmoodi lihtsalt, et see ei ole vaimuhaige. Aga mingid võõrad inimesed, vaata, kui me läheme ka kuskile lampi ja siis nagu näiteks kui koos on ka ju tundnud mingid fännid, vaata. Mulle meeldis sõna fänn, see on nii natuke nagu tundub alandav sõna. Mingi fänn, vaata. Jälgijad või siuksed. Jah, nagu jälgijad on ja, et kui me oleme nagu näinud mõnda, kes meie videosi vaadanud ja niimoodi ja oleme nagu õllet teinud või rääkinud nendega kuskil täna peal mingi käppa sunud, siis nad ka nagu vaatavad niimoodi, jäävad nagu Priitu vaatama. Ja siis nagu sa näed nagu näost ära, et neil jookseb aju täiesti kokku. Et nad ei saa aru, mida Priit räägib, et mis vend see süke on. Ja see on see sama nägu, mis minul oli. Ja ma tunnen ära iseennast, siis kui mina esimest korda Priiduga tuttavaks sain. Et mul jooksis ka aju kokku, ma ei saanud aru, et kas see vend on vaimuhaige või kas ta on lihtsalt liiga tark mu jaoks. Et kas ta räägib lihtsalt mingi täiesti teisel tasemel, vaata. No asi on selles, et lõpuks ma sain aru, et see oli see teine. Tüüp räägib lihtsalt ta räägib teisel tasandil. Ta üritab oma mõtteid panna ridadesse ja kuna need mõtted on nii mitmekihilised ja nii sümboolsed ja nii nagu mitu mõtet korraga, siis tema laused muutuvad sellisteks segasteks, aga seda keelt on vaja õppida. Ja, et siis ma võta nagu mitu sagedust, et siis ma krutin nagu sellele ühtsele sagedusele, mis võiks olla. Et kui teine inimene ühe sagedusega vastab, siis läheks nagu natuke aega. Aga kui inimene annab kohe alla näiteks või midagi, siis ma ei saagi nagu ära ühendatud. Aga kui tuleb mitme sagedusega inimene, siis saab natuke nagu kombineeril. Nüüd läks jälle nagu suhkseks segaseks, aga see ongi see, et tee nalja. Ma saan täiesti aru, mida sa räägid. Mul ei ole enam seda, et ma ei saa aru, mida sa räägid. Võib-olla inimesed, kes praegu vaatavad või kuulavad seda podcasti, mõtlevad, mida vittu see vend sogab. Ma saan kõigest aru, mis ta räägib. Siuke asi näiteks, et kui keegi ütleb mulle, et ütle konkreetselt näiteks midagi, siis ma sellepärast ei ütle konkreetselt. Miks sa ütle? Et ma tean, ma ütlen sellele inimesele konkreetselt. Näiteks, kui ma sulle öelnud midagi konkreetselt, siis ainult sellepärast, et sa oled olnud minuga konkreetne. Ma ei usalda inimesi. Sa ei usalda inimesi, kes ei ole konkreetsed? Jah, täpselt. Ja siis, kui ma räägin ebakonkreetselt, nagu sellepärast, kui ma tean, et keegi on mind kunagi nagu midagi nagu ise mulle niimoodi öelnud, et ta on oma arvamust muutnud. Et ta on öelnud üks päev, näiteks punane on mu lemmikvärv, on öelnud, see on kindel asi, punane on kõige ilusam värv. Teine päev ta on öelnud, ei, must on kõige ilusam värv. Kolmanda päeva tal valge. Ja siis ta küsib, et missugune värv on kõige ilusam, mis ma hakkan rääkima. No vikerkaar ja sellest suhtes ei muidugi ja pasakarva ja... Ja siis inimene ütle konkreetselt vasta, ma sellepärast ei saa, aga kui see inimene on mulle 3 päeva järjest öelnud, et talle meeldib valge, et ta on kindla näiteks, et sa oled filme,
siis ma hakkan selle inimesega konkreetselt rääkima. Ja ma tahan filme teha. Sest et see jutt ei muutu minul. Ma ei taha kaotada jah, seda ma ei taha raisata, seda see on nagu see. Okei, sa räägid Aldurist praegu või? Ma räägin sellest, et miks kirikus ei võeta vastu pihile juuades inimesi on sellepärast, et see läheb raisku. Samamoodi on see, et kui ma läheksin mingile lainele mingi vennaga, siis see jutt läheks ju kõik raisku ja sellepärast ma räägin talle sihukest segast juttu, et ta ei saaks kätte. Ta ei saaks su energiat nagu energiavampiir või? Kätte või? Aga mõned on must tugevamad, kes saavad kätte. Kes nagu lihtsalt nagu... Näiteks kes? On saanud sinu energiat kätte, sinu energiat imenud. Niimoodi, et sa ei saa seda blokkida. Kes? No see on see, kui sa oled mingid diile teinud näiteks. Mingid äritiire või narkodiile? Vaimselt ka. Nagu mingid diile teinud. Vaimselt diile saatanaga? Ei, kui sa oled kellelegi halba teinud, siis sa pead tasa tegema. Või kui sa oled vanematega mingit asja teinud. Sa ei ole saatanaga diili teinud? Saatanaga diili teinud. Kas see... Penise pumba kasutamine on saatanaga diil. Ma ei tea. Ma ei usu. Ma tegin pool diili saatanaga. Ma istusin LA-s, Los Angeleses, ma kassisin, ma ütlesin tapan ära ennast, ma istusin hostelis, mis oli täis ex-vange ja prussakaid. Ning ma istusin vetsus ja istusin poti peal, panin ukse lukku ja istusin maha, ütlesin nii, saatan või jumal, ükskõik Priit sööb praegu pähkleid, kui kedagi häirib. Ma lihtsalt ütlen, et mis hääl see on, keegi mõtleb, mis kuradi hääl see on, vaata, kes nohistab. See on Priit, kes sööb pähkleid. Nii, ma räägin edasi. Ma istusin maha, ütlesin, nii, saatan, jumal või isegi saatan, isegi Lucifer, kui sina kuulad mind. Mõlemad. Andke mulle üks filmiroll. Andke kohe mulle filmiroll lähimate päevade jooksul. Ja me ei räägi mitte kunagi enam lamedast maast. Ükskõik mis roll, vahet ei ole, mis see on. 2 päeva pärast ma sain filmirolli peaosa Morokos, lennutati lennuk ja kõik maksti kinni, maksti 3500 € palka, iga päev 20 taala, päevaraha ja kõik asjad maksti kinni, lennupiletid, kõik asjad. Ja lennutati Morokosse, Moroko režissöör, kes teeb horrorfilmi, mille nimi on Little Horror Movie, see on praegu festivalidel, horrorfilmi festivalidel ja totaalne saast, ärge temale öelge. Ma nägin seda filmi ja siis igastahes, aga ma ei kahetse seda, sest et see muutis mu elu, see päästis mind ära sealt LA-st. See on pikem jutt kunagi teises podcastis. Väga, mis seal LA-s juhtus, ma pole tegelikult pikemalt rääkinud sellest kunagi. Aga see on umbes nagu ainult filmides juhtub selliseid asju. Ja siis 2 päevast tuli rolli. Et see keppi. Ja siis mulle öeldi niimoodi, et mind valiti 5000 inimeste seast välja ja viimasel hetkel leiti mind üles pildi järgi, lihtsalt valiti. Ja see filmi süžee oli teemonid, kuidas teemonid võtavad inimesi üle, possessed nagu inimesed. See oli satanismist film, kuidas teemonid võtavad inimesi üle. Inimesed on teemonites vallatud, vaevatud, mis iganes. Ja selle skripti sees oli kirjas sükene dialoog oli, kus režissöör muutis nime ära, selle karakteri nime, keda mina pidin mängima, minu nimeks, pani Einar selle nimeks ja siis ütles, näe, mul on uus stsenaariumi versioon, et ma kirjutasin nagu ümber, et saadan sulle, et loe seda. Ja siis ma lugesin seda stseeni, mida ta muutis ja seal oli sükene dialoog, kus keegi mõnitas, et ma usun, et ma olen lame. Ja siis ma küsisin seda režissööri käest, et kus see idee sul tuli, et minu karakter, kes on minu nimega, usub, et ma olen lame. Sest et ma ei olnud seda kuskil jaganud veel. Issand, see oli nii selle Märt Kolgi moodi. Ma ei olnud seda... Minu karakter ütleb, ma olen lame. Ma ei olnud lamedat maad või ma ei olnud neid videosid veel tegemagi hakanud. Ma alles filmisin seda dokumentaalsarja, mis ma tegin YouTube'is. Ma ei olnud sellest rääkinudki kuskil. Ja see vend juhuslikult kirjutab stsenaariumisse, et ma usun, et ma olen lame. Ja siis nagu teised mõnitavad mind seal. Ja siis ma küsin, kus sul see idee tuli? Mu assistent usub, et ma olen lame. Ja uskuski, kui ma läksin Morokosse, uskuski. Me saime väga hästi läbi selle pärast. Aga ma tõesti enam ei räägi sellest. Ma ei räägi enam sellest. Mitte selle pärast, et ma... lame siis, kui on sügis, vihma sajab, siis inimesed on lihtsalt nii ära kassinud, vaata. Bussipeatustes persed sees, mingid ära vettinud, mingi kordi Riho Uibo all jope on seljas, vaata. Tal enam ei ole seda ka nalja pärast, lihtsalt et pilti tuua välja. See on tõesti
Totally lame. igastahes Miks ta see joppa oli? Igastahes, tere, mul läheb mõte kuskil mujale. Igastahes. Ma ei räägi sellest teemast enam mitte sellepärast, et ma müüsin oma hinge saatanale, aga ma tõesti andsin oma ühe hinge tüki saatanale, sellepärast, et ma sain filmi rolli ja mingi aeg ma kustutasin kõik oma need videod ära ja mingi aeg ma nagu ei rääkinud sellest ja nüüd ma jälle otsustasin, et ma ei räägi enam sellest, sest inimesed kammivad liiga hullult selle asja pärast, võtad liiga isiklikult. Ja nüüd mul ongi, ma otsustasin, ma ei räägi enam sellest. Nii et lõppkokkuvõttes saatan võit sai seda, mida tahtis, vaata, mis on väga huvitav. Äkki saite klaariks, on ju? Saime nagu klaariks, ma arvan küll, ja et ma siin ma panin selle Kickstarteri kampaanialesse, ma tahan siiamaani seda täispikka filmi teha, aga praegu on kaardiseis selline. Mitu päeva sulle järg on? Ma ei tea, see on võib-olla otsas veel, aga sealt ei tule see raha kokku ilmselgelt, aga praegu on kaardiseis selline, malelauaseis on selline, et ma ei räägi sellest teemast, sest et see ei aita absoluutselt. See ei aita mitte kedagi, see ei aita mind, see ainult rikub mu elu ära. Nii et lõppkokkuvõttes nagu see on see vana lugu, et saad saatanaga ristteel kokku, vaata. Ja et sa ei pääse sellest, kui sa lubadused teed, vaata. Ja see on väga huvitav, et ma reaalselt valju häälega istusin seal hosteli vetsus ja rääkisin nii saatana kui jumalaga mõlemaga. Ja saatan oli see, kes võttis kuulda ja andis mulle mingi suvalise filmi rolli, mingi satanistliku teemaline film ja ma enam ei räägi Lamedast maast. Nii et sel hetkel, või nüüd, mitte sel hetkel, aga nüüd, mida ma õppisin sellest, oli see, et need asjad on päris. Ma täiesti usun, ma varem ei uskunud seda 100%, aga ma täiesti 100% nüüd usun, et on olemas nähtamatu maailm, mida me ei näe. On olemas nähtamatud jõud, mida me ei näe. Ma tean. On olemas inglid, saatanad, jumal, kõik see on olemas. Me lihtsalt ei saa sellest aru ja inimesed, kes seda ei usu, nad lihtsalt ei ole kogenud sellist asja, nagu mina kogesin, et ma istusin seal WC-s ja ma ütlesin saatanale, et anna mulle filmiroll ja see fucking filmiroll tuli 2 päeva hiljem ja see oli satanistlik film ja vastu ma andsin seda, et ma ei räägi Lamedast maast ja ma ei räägi enam Lamedast maast. Ja siis veel filmi stsenaariumis sees, kuigi ma ei ole üldse Lamedast maast midagi jaganud, filmi režissöör kirjutab, et minu karakter usub, et ma on lame. Kui need asjad on fucking juhus, kui sa ütled mulle, et see on kõik juhus, siis ma arvan, et me ei saa hästi läbi. Päris head soolapähklid. Kammib täiega. Mingi vaata, mis ma rääkida tahtsin. On olemas mingid jõud. On. Sa lubad endale midagi. Annad sõrme, võtab käe. Sama teema ju. Võtad 20 € kaasa, oled stripid käes, minna või mitte. Mingi jõud tuleb kuskilt sulle, lööb sinna kõhunäärmesse või eesnäärme või mis asi see on kõhus. Siis tunned siukest, et kurat küll, et midagi hakkab toimuma. Lähed sinna sisse, lööd 20 € sirgeks ja sa võtad lihtsalt ju tegelikult ju sealt pangakaardi pealt selle viimase nagu pereraha, mis on nagu mõeldud söögi jaoks lastele lihtsalt ja tellid omalt selle lapdance ära ja pärast lõpetad litsimas. Need kõik, see on nähtamatu jõud. Täna käisime Prismas, maksime viipekaardiga. Plaks. Raha ei liigu õhus, aga näed, tänapäeval nüüd liigub ju. Mõtlesimegi, et me teeme Einariga suure magneti lihtsalt, mis imeb need viipekaardi maksed inimestelt tühjaks lihtsalt nagu, et tõmbame kõigilt 10 €. Meil oleks vaja nüüd investorid, meil on Kickstarteri programmi teema. Räägime, Priit, sinu lapsepõlvest. Lähme tagasi sinna, kus sa olid väike poiss. Society is gay. Kui vana sa olid 10? I feel this gaze. Ütleme, et sa oled 10-aastane. Ja siis ma sõitsin niimoodi rattaga, ma kujutasin ette, et mingi tšikk istub mu tagapakikal ju, mingi sitaks jääb iffe, siis nagu sõitsin nagu hullult uhkelt. Ja siis mängisime... siis käisime seda Amstrit panemas seal onnis on ju. Mis Amstrit? Nagu mingi Amster oli. Tõmbasid nööris käima. Aha. Ja siis ma sääsed sõid vaata, siis üks trukk käskis seda Amstrit hoida oma liitari peal. Ma räägin UB keelega, äkki see on parem või? Okei, räägi. Läksime nagu metsa, sääsed sõid, mingi 10 võisin väljas olla kenasti, no kell oli mingi 10:30 parakad peal, mingi koidune värk, mingid sääsed söövad, mingi hoidsin Amstrit, mingi Läksin laeva tööle. Süütu poiss nagu ma olin. Vaatasin, naised teevad suitsu, kes neist kõige julgem on. Muidugi see suur põkk naine, kellel on tatoveeritud nuga käe peale, koos veretilkadega. Küsisin siis viisakalt, päris kena tattoo. Mis on passi, meeldib või? Õhtu läks edasi.
ja nii sedasi. Et antud naine armus äramusse. Siis ma ütlesin sõbrale, et lähme viime ta ära Lõuna-Eestisse. Siis ta tuli niimoodi sõjapükstega nagu. Siis sõber küsis, on normaalne naine või? Ma ütlesin, enam-vähem. Kus ta on? Ma ütlesin, tuleb. Sõjapükstega tuli. Juba nüüd meie perse nalja teeda. Kuule ütle tegelikult ka, kus see eit on. Ei, see sama ongi. Istus sinna taha. Ütles, soit võib teha sul autos või? Sõber ütles, ei või. Käi perse, andis soti 100 euri. Ütles, minu tegeemiline endale. Poolel teel Lõuna-Eestisse, ta oli juba kasti õlut ära joonud. Siis kui sinna jõudsime, siis ta oli lahtis uksega, oli WC-s. Lihtsalt situs, rääkis meiega seal. Siis me jooksime ära, varastasime ühe Dolce & Gabbana lõhna kaasa. Niimoodi see lugu lõppes. Siis ta lubas mulle kütsi raha visata 1 eurina. Siiamaani ootan, jälle ootan. Samamoodi, kui ma tulin laeva pealt, mul oli 100 000 krooni. Pärast siis tuli euro juba, siis mul oli 6000 euri oli järgi. Esimese rahad nagu ikka käsitakse ära kulutada, käisin linna peal. Ukrainast tripikates, nii-öelda Ukrainast mingid naised tulnud. Tellisin seal veini 300 euri pudel ja nii see elu läks. Ja juhtus selline asi, et mul üks meelest täna, mis ma räägin, et 1000 euri jäi järgi. Ja ma istusin Popularis. Üks tüüp oli, kes käis kogu aeg firma riietega seal, vene vend. Küsisin, kuidas läheb, vaata, nagu sina sõber on ju. Mõtlesin kenasti, et mul on vaja 1000 eurol on vaja nagu mingit investeeringut. Et sa vene keeles rääkis, vaata, et ma võin sul seda raha krutiitada küll, on ju. Et põhimõtteliselt, et anna raha minu kätte, on ju. Et siin paari nädalaga ma löön sul juba duublisse ja sul hakkab rohkem nagu üle tulema. Ma küsisin, mis äri see on siis. Võttigi suitsu. Siis puhkus niimoodi üles. Nelegaalne. Mul oli kuradi täiesti verevardasse. Ma ütlesin, tavai, Vene maffia teema, ma lükkan tonni sisse, mul on kuradi, ma olengi olemas, ei peagi elu lõpuni tööd tegema. Ja mis see nii legaalne töö oli siis? Nii legaalne, ta rääkis sükast ümmargust juttu. Kui sa tahad, siis lähme linnast välja, ma näitan sulle süsteeme, siis lähme Soome. Soomes on siuke asi, et seal on naised hotellides olemas juba ja hommikul hakkab sul poolne programm, nagu täisprogramm juba. Ma mõtlesin, mis mõttes, et nagu kui ühe korra saad lahti, et siis nad ei lõpeta nagu ära või? Friend ütles, täpselt sellest ma räägingi. Pluss, ma ütlesin, räägi, me peame mingi päev midagi nuuskama koos sisse endale. Ma ütlesin, davai, aga too enne 2 tonni ära, vaata. Friend ütles, no worries, vaata. Nädal läheb mööda. Kuule, ma ei tea, et korraks vaja kokku saada. Kuule, 3 sotti on veel vaja, et sul on see nagu natuke on puudu sealt, on ju, et kui sa saaks selle raha sisse, siis me saaks juba kiiremini kasvatada, et sul, ma praegu vaatasin, just hommiku kontrollisin, et sul on mingi üle 3 tonni seal peal, vaata. Ja siis ma olin mingi Kuidas ta kontrollis? Ei, ta rääkis hämas, nagu seda asja ei olnud üldse olemas, nagu mingid ärisid või asju. Sa andsid talle niisama raha või? Ma andsin talle raha, et ma usaldasin, et ma mõtlesin, et see on nagu see püramiidskeem või mingisugune, et ma olen esimene, et ta kuskil keerutabki nagu netis reaalselt nagu. Pole ime, et sa üldse enam oma sõpradele välja ei tee või sa üldse kellegele raha ei anna nagu. Et kui mina ütlen, et me hakkame podcasti tegema, mul on vaja podcast stuudio üles ehitada, davai. Meil on väga vähe raha, 2 tonni ja meil on olemas ja siis tüüp hakkab keerutama, vaata. Pole ime, kui sa poled sükest sitta läbi elanud. No jah, sest mulle helistati ka veel. Kui ma raha ära andsin, siis tuli kõne mulle. Tere, kas te olete blä, on ju? Kas te teate seda venda või? Ma ütlesin, no ma ei tea, tean ja tea, mis siis? Et see tüüp on põhimõtteliselt heroiini üle paugust praegu tänaval. See sama vend? Teaduseta ja, et siis oli veel see võimalus, kui ma oleks raha tagasi, ma oleks saanud kiiresti sinna minna ja oleks saanud selle kuramuse rahadalt, vaata kuidagi põuest ära võtta salaja või midagi. Oleks üldse teinud või? No kuule, kui sul tuleb realisatsioon, et sa oled tonnist ilma ja sul on võimalus võib-olla võtta enda raha tagasi, et kui tüüp hommiku ärkab nii või naa, et siis tal lihtsalt ei ole seda, et kas sa siis maksab oma rahas kinni või ütled, pole vaja või midagi, sul nagu. Nii. Ja tööl samamoodi. Läksid või? Ütlesid, et tunned seda venda? Ütlesin, ma ei tea seda venda, ma ütlen midagi, vaata. Targasti tegid? Miks? No ma arvan, ei ole vaja seostada ennast sellist inimestega. Raha või anna neile. ei, see on päris sitt. Tööl oli ka mingi tüüp, ütles, lapsed on nälgas, et toiduraha on anda. Andsin 50, ütles, kuule, ma tulen Eesti elama Lätist, vaata, et mul on mingi teema üleval, on ju. 5 sotti saad anda. Ma ütlesin, et ma teen nädalaga kauem tööd, viskasin 5 sotti. Kui te selle tüübi üles leiate, siis te võite selle raha endale võtta. Võite mulle kirjutada.
läbi Einari. Kirjeldas, savi. Negatiivne. Ma ei hakka, jah. Ma arvan, et see on vanad asjad ju, see oli ju... See tüüp on nagu see vä? 2 aastat tagasi. Kõik asjad on 2 aastat tagasi. Me tegime Saturni 14 podcasti. Ainuke podcast, mis me oleme Priiduga koos teinud. Saturni 14 võite vaadata YouTube'is. Saturni 14. 2 episoodi. Ja kõik asjad, story'd, mis ta seal räägib, on 2 aastat tagasi. Teodis ikka päris palju asju läbi elada 2 aasta jooksul. Ise ütleb, et oli väike laps, kui ta neid asju läbi elas. 2 aastat tagasi oli väike laps, ma ei tea, kas seda juttu uskuda. Aga lähme rääkidest väikestest lastest, siis lähme tagasi sinna, kus sa rääkisid, et sa ehitasid onni. Ma ei usu, et see oli 2 aastat tagasi, kus sa panid kellegi kliitorile mingisuguse käima tõmmatava hiire mänguasja, hamstri. Sa olid laps siis sa olid vist päriselt laps, on ju. Räägi mulle, tegelikult me pidime sa hüppasid kuidagi üle sellest, ma ei tea miks. Häbi rääkida või? Lugu on aus, aga... Lugu on aus ja see on aus podcast. Liiga ausad mõtted. On selle podcasti slooganiks. Nii et hakka rääkima. Lits. Teitsid onni. Sina, kes veel? Sa ei taha sellest rääkida? Ma ei taha sellest rääkida, jah. Me ei pea sellest rääkima, ma ei sunni sind tegelikult. Mul ei ole seda värskust. Vaata, vanasti tulid lood, sa olid näiteks, sul oli mingi teema ja siis sul tulid värsked lood peale. Yeah. Ja nüüd on kuidagi see noorusenergia, nagu see kolp on kõvaks kasvanud siit peast, et see kosmosega ühendus on kuidagi nagu ära hakseldatud, et ei ole enam nii lõbus, on siuke tunne nagu ma suren, ma tahan koju ära saada, hommikul ära magada, kohvi värgid, et minna sinna nagu kuidagi lihtsalt ära survive'ida, et see energeetiline tase on läinud madalamaks, tunnistamine. On küll. Isegi kes seda ei tunnista, see lihtsalt ei fiili. Aga ma ütlen sulle ühte asja, ma ei taha, et inimesed siin podcastis tunneksid ebamugavalt ennast. Ma ei taha, et nad mõtleksid sellele, et millal nad koju saavad, et nad vaatavad kella. Kui sul tekib see tunne, siis ütle ja me lõpetame selle sita kohe praegu ära. Aga lõpetamegi ära ja teeme järgmise osa siis. Sest et mul ongi juba äri-veri ju. Joome õlled, värgid. Puts. Tunnistas, et kasiino sõltele nii pea, kui sul kasiinoblokk, mille sa ise panid endale peale. Priit pani endale peale kasiinoblokki nii pea, kui see maha tuli, kui ta töölt tuli. Ta on viimase 2 päeva jooksul käinud 20 kasiinos. Kas avajad saab palun? Jah, palun pane Mikker endale fucking suu ette. Neele deep throatis. Olime koolis ja siis mõnitasime tüdrukuid. Nad ei olnud veel puberteedi eas. Ja siis nagu üksikutel olid Pepu vahe püksid. Niimoodi, et ütleme 20 naist ja siis ütleme, et 2 olid, on ju. Heal juhul 1 olid näha. See oli nagu tefka värk ja mis asja sa suhu panid? Veinikorgi või? Kana. Ma mõtlesin, sa sõid veinikorgi ära, kas oli kana vist? Mõtlesin midagi. Šokolaad. Gourmet. Tahad šokolaad või? Ei taha. Ja mõnitasime tüdrukuid, et ühe tüdrukul olid seal nagu, ütlesime, et tal ei ole rinnad head ja 9. klassis ja siis teisel poolt see nagu teine oli liiga kõhna ja 3. oli liiga töntsakas ja need kõikidest tüdrukutest on väga ilusad naised kasvanud. Et ma lihtsalt ütlen kõikidele inimestele, kes käivad põhikoolis, lõpetage kooli kiusamine, kui nad ei tea kunagi, kes tüüpidest saab väga edukaks või niimoodi või siis saab mingist kooli playboys, saab mingi kirve nagu paks habemega, eks ju, nagu mina. Ja või siis, eks ju, mõni naine, kes tundub teile mitte nii atraktiivne, et see kõik ju alles areneb ja Priit oli tõesti, kui ta noor oli, ta nägi playboy välja. Ütlen siuke meremees. Sära. Olid kõhna siuke. Teid saltosid ja. Ma olin fit. Aga nüüd sa oled siuke meremees. Fittest of the fittest. Õllekõhuga meremees. Aga see on ka lahe. See on ka paljudel naistel meeldib see, nagu see on seksikas. Ma ei ole veel kohanud neid naisi, aga üks ütles mulle, üks rändmunk, üks sõber ütles mulle niimoodi, et Eestis sa nagu on siuke alkassi teema, vaata, see rahavärk on nagu natuke nagu inimesed imevad seda materiaalsust nagu siin üles ehitavad nagu majandust, et siuke struggle käib, on ju. Aga et välismaal, kus on juba rahulikum juba seal nagu rohkem heaoluriik, et seal on tõesti siuksed nagu boheemlased mehed lähevad hästi peale naistele, et kes on nagu siuksed just julged mitte midagi tegema.
et nad aga samas vaimsed, et see pidi olema nagu turn on ju, et just kui sa oled, seal on iga mees on seal näiteks Islandil kuskil omabki sul firmad seal, kes on juba 25+ on ju, käib pintsakus ja nii ja naa on ju. Seal on just see ekstravagantne, see jobu, eks ju, kellele jalad haisevad on ju. See on seal nagu Defka kaup. Et... Kas sul on salane unistus siis sinna kolida? Maailmas on üle rahvastatud. Sa võid selle mikrofoni allapoole ju tõmmata ju. Sa võid ennast ka nagu, sa võid sirgema seljaga istuda. Me jääme pooleli sinna, et maailmas on üle rahvastatus ja... Rannavälja baby ootan veidi 2 aastat, siis võib-olla sinu kleidid lühikesemaks läheb veidi ei kutsuta mendid ja sina võtad maha öösel meigi, sebin meile välja teidi Pepe. Lähme tagasi sinna, kus me kohtusime. Püramidskeemid, asjad, särgid tegime koos, määrisime inimestele neid toidurisandeid pähe. Baby, UBG. Määrisime inimestele toidurisandeid pähe. Mis edasi sai? Me hakkasime tegema videosi. Jah. Kas sa mäletad, mis oli esimene video, mis me tegime koos? Esimene video, mis me koos tegime... millal sa viimati asjunikusid ei olnud? Scream Phantom oli kusjuures Raili korteris, kus on see oligi. Scream Phantom akna peal oli esimene video, mis me koos tegime. Siis kui mina nägin, kui Brit pani selle maski pähe, see oli lampi mul kuskil, vedeles maas või? Kuidas sa võtsid ise selle üles? Tantsisime ja siis ma hakkasin kassima, vaata, sellepärast, et mul käis vibe üle nagu. Naine jättis maha sööst? Ma olin õnnelik, et inimene ei olnud siis nagu lapseootel või? Su tüdruk on rase ja siis ma nagu ei saanud aru, kas ta on või ei ole, vaata. Või sa ei teadnud veel? Nagu on ja ei ole, vaata et ma nagu olen ja ei ole ja siis ma nagu aju lihtsalt ei rehkendanud välja enam, vaata. On, ei ole ja siis tuligi see nagu mõistus, tule koju ja siis nagu hing ütles vastu hing, oled sa seal või? Täitsa see, et tuled põlevad, aga kedagi pole kodus. Et see tuligi see hingest, see komöödia tuleb väga tumedast kohast. Jah, sellepärast enamus koomikud, ma ei saa öelda kõik, enamus koomikud on väga depressiivsed inimesed. Lähme, sa ei taha lapsepõlvest väga rääkida? Kuidas üles kasvasid? Palun, võtta seda kui psühholoogi kabinetti. Vanaema ütles mulle niimoodi. Ma sõin, müts oli peas. Vanaema ütles, palun võtta müts ära. Võtsin mütsi ära ja siis õhtul ma unustasin ka lõkke ääres mütsi pähe. Ütleme kell 7. Siis me tegime lõket alles. Ta ütles 2 tunni pärast kell 9. Palun ütle mulle, mis sul viga on? Vaata. Ma ütlesin nagu what? Vaata. Sul on müts ikka veel peas. Vaata. Keis tõmmati ülesse. Ma ei jaksa neid keisse. Mütsi pärast? Ja ma räägingi sellest, et kogu aeg tõmmatakse keis ülesse. Mida ma tahan öelda? Lastevanematele on see, et ma kunagi teen seda, kui ma näen mingit lapsevanemat, ma ei tee mitte kunagi, ma ei tõmba inimestelt nagu põhja alt ära, ma pole mitte kunagi seda teinud, ma alati talun ära kõik inimesed, nii nagu nad on, ma üritan need mõista. Aga kui ma peaks nägema nüüd, et keegi nagu oma last halvustab või õpetab või ütleb, et ta teeb midagi valesti, siis ma kogun selle inimese kohta 2 päeva informatsiooni tuimalt ja siis mingi päev sülitan talle näkku ja ütlen talle niimoodi, et kuule, need asjad ei tule välja, sa teed seda valesti, sa oled valesti elanud, sul pole mitte mingisuguseid vaimseid väärtusi või siis kui on, siis ma ütlen talle, et sa oled rott, sul pole materiaalseid mingeid asju, ma sülitan talle nii palju sitta, kui ma saan näkku hingest ja siis inimene ütleb, et issand jumal, miks sa niimoodi ütlesid, et ma valesti teen. Siis ma ütlen talle, no jah, et te ütlesite oma lapse kohta sama, et mida te praegu tunnete, jääb teiega eluaeg. Lapsel on see asi 5 korda võimsam, olgu seda lõppetunniks. Tegelikult ma ei mõelnud asju nii karmilt, aga söö sitta ja kust peale, ära unusta, paska. Siit pask. Kusi. See on väga õige, et lastele on kõik asjad 5 korda hullemad, 5 korda võimsad, tugevamad. Kuuleb, vaata, 3 korda tugevamad. Jaa, see on täiesti õige ja lapse vanemad. Võetakse nagu alustala ära, vaata.
jah. et kuule, ei. Lapsevanemad ei arvesta sellega, vaata, nad ei mõtle selle peale. Need ei huvita nii palju see lapse nii-öelda tunded, kui see, et nende ego või see omand saaks nagu vormitud niimoodi, et... kui hästi öeldud. See oli väga hästi öeldud. Räägi mulle ikkagi palun sellest, et mis hamstriga see hamster, see käima tõmmatav hamsteri ja kelle kliitoriga oli tegu? Tegu oli siis meie ehitsite onni. Vanas olid? Elasime Tupik tänavas. Vanas olid? Äkki 15 või? Nii edasi, ehitsite onni. Onn sai valmis, siis vahepeal panime seda onni nagu põlema, olime ise onni sees ja panime onni seest põlema. Panime nagu mingid pabereid täis seina nagu ajalehti, siis panime onni põlema ja siis üritasime kustutada seda. Et nagu kuidas saaks onni ära kustutada nagu. Ja siis mingid... Nagu harjutasite, tegid... Harjutasime nagu kustutada. Treening, kustutamine. Ja mõni oli nii eelis oli tossu täis. Ja minu kohta öeldi niimoodi, et paljud vanemad ütlesid, et Priit, ma ei tea, kas minu välimus jälgi või kuidagi nagu lohakas või midagi, et Priit on päti poiss ja me ei soovi, et meie nii-öelda siis laps suhtleks Priiduga, eks ju. Mul on niimoodi 3-4 sõbral, eks ju. Et vanemad lihtsalt keelasid ära, on ju. Teised nägid, et tore poiss, eks ju, aga keegi nagu nägi mingit tumedat energiat või midagi. Sinus? Ja ta nägi, et mina nagu mõjun nende lastele halvast. Mõjutad neid kuidagi. Aga mina nagu näen, et need inimesed, kes need lapsed olid, kes minuga ei suhelnud, nendel on nagu tegelikult natuke isegi halvemini läinud, et siin tuleb jälle see lapsevanema roll nagu sisse, et mõtle enne, kui sa keelad, eks ju. Näiteks ma tahtsin Krossi siklit osta, mul ei lubatud seda osta, teistel kõigil oli, vaata. Miks ei lubatud? Ei lubatud, kuna kardeti, et umbes sõidan vigaseks ennast või midagi sellist, on ju. Kas see oli tegelik põhjus? Mis see tegelikult arvab, mis see põhjuseks oli? Ma ei tea. Raha oli nagu. Ma oleks enda raha eest ostnud või midagi. Äkki nad olid kadedad? Kadedad, jah. See on teine võimalus. Ma lihtsalt ei tahtnud seda nagu välja öelda, vaata. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga mina ikka tahan uskuda, et inimesed ei ole nii... Ma tahan ikka uskuda nagu, et inimesed on paremad. Ja, ma saan aru küll, mis sa mõtled, et... Aga vahel on nagu öeldakse, et see inimene on kade, vaata, ma ei suuda uskuda, et see inimene, et kuidas, ma ise ei ole nii kade, vaata, ma ei suuda uskuda, et keegi saab nii kade olla. Aga võib-olla tõesti nad kartsid, et see ennast sodiks. Lihtsalt, et hirm nagu ületab selle võitluse, et sa tahad, et su lapsest saab asja, et oleks nagu ühiskonna mõistes nagu mõõk käes, on ju, aga te annate talle nagu ainult 2 kilpi ja siis mingi hetk ütlete, kuule, miks ta ei võitle? See oli sitaks hea analoogia. 2 kilpiga võidella. Sitaks hea analoogia. Sinu õde istus vangis väga pikka aega. Ma ei tea, kui pikka aeg, aga 2 aastat on ikka pikka aeg. Pikemini kui, ma arvan, enamus meist on vangis istunud ja ta tegi või temast tehti selline dokumentaalfilm, mis jooksis Artises nagu armastus ... ja ma käisin seda Priidu koos esinenassule vaatamas ja minu arust see oli Eesti esimene tõeliselt hea film või dokumentaalfilm. Ma ei ole väga Eesti filmide armastaja, aga see film oli väga siiras ja ehe. Ja mul väga see mulle meeldis väga. See oli väga hästi tehtud. Ja su õde läks vangi, see on seal filmis ka läbiv teema ja ta sai nüüd välja. Ta on jala küljes see andur ja sai täna tema kokku üle pikka aja. Ja sellepärast me täna seda podcastiga teeme päris hilja, seepärast, et Priit oli oma ajaga koos. Mis sa tundsid, kui sa oma ajaga kokku said täna? Üle pikka aja ja mida ta sul rääkis? Ma tundsin seda, kuidas inimesed puhastuvad. Nad puhastuvad, nende organism puhastub. Aga näiteks kui me oleme haiged teinekord ja me mõtleme, palvetame, meil on palavik, tervis on kõige tähtsam ja siis me mõtleme, et võtke mult kõik, jätke mu tervis alles. Kui sul tuleb tervis tagasi, siis sul tuleb see vana mõttelaad, et
vahet pole, ma saan nüüd tervist jälle ära kasutada. Nagu venelased ütlevad, et esimesed 25 aastat kasutad sina tervist ära, pärast hakkab tema sind ära kasutama. Ja sellepärast ma mõtlesingi teda, et ma tundsin, et ta tunneb seda, hindab seda hetke ja et ta jääks seda nii palju hindama, et ta ei hakkaks seda solkima nii äärmuslikult, eks ju, nagu ta seda tegi. Nagu talle soovitati, nagu talle kirjutati välja rohud, kui paljud noored tänapäeval võtavad antidepressante, hea kui nad ei joo, eks ju. Siin on siukseid juhtumisi asju, meie oleme praegu enam-vähem täiskasvad inimesed, me saame endaga nii öelda hakkama ääri-veeri, aga mis siin tegelikult toimub, see on selles suhtes jube, et see inimesed on tegelikult ju ära kassinud. Tegelikult. Mida sa sellega öelda tahad? Ma tundsin, ma kartsin, et ta ei läheks samast sauku tagasi. Ma tundsin seda. Et ta ei läheks vangi tagasi? Et nüüd, kui ta väljas on, et siis ta äkki läheb libedat teed mööda, et ta kukub tagasi. Et ma ei öelnudki personaalselt temast, ma mõtlesin nagu kõikidest inimestest. Et kes on nagu kuskil äärmuses näiteks. Kui sul on mingi kõige hullem asi, mis sul elus on näiteks, depressioon, seda adrest ära tappa, see jääb korduma. Kui sul on... Sa mõtlesid kõikidest inimestest, mitte keegi ei mõtle kõikidest inimestest. Ei no, ma mõtlesin üldse nagu välja saanutest siis või kes on nagu välja saanud. Üks tüüp oli rekordi teinud. Kas sa räägid seda lihtsalt enda promoks või kas sa reaalselt mõtlesid sellest või tundsid seda, sest et mitte keegi ei tunne niimoodi. Kui nende õde tuleb vangist välja, nad saavad taga ja nad viidavad õhtu oma õega koos, keda nad pole näinud. Mulle öeldi veel selle peale ju, et kuule, kas ta bussiga ei saa tulla või? Üks inimene ütles. Kes? No see pole tähtis. Okei. Võib-olla kujutan ette, kes, aga see on jah. No see lihtsalt näitavad nagu nad paljastavad ennast sellega. Sa läksid järgima jälle. Yeah. Ja tema sõber Ivo tuli ka. No Ivole ta helistas esimese asjana, et jõle lahe on olla, et ta ei usu seda, et see on nagu unenägu. Nad on nagu vend ja õde. Jah, et see on nagu unenägu. Et see on nagu unenägu. Et ta välja sai. Ja, et see kõik on jälle nagu vanasti. Yeah. Et mina olen selline inimene, kes nagu jääb mõttesse ja unistab, et ma tahaks taga istuda ja rääkida, aga sa näed kõrvalt, kuidas inimene läheb nagu sinna võrgustikku nagu niimoodi nagu sisse vaata, et ta no nii-öelda siis meelemürgid, pahed, on nagu Krisnades on 4 tüüpi pahe. On abieluväline seks, on ju, mitte lapse saamise eesmärkidel, 1. Teine pahe on lihasöömine, 2. 3. on hasartmängud ja 4. on siis, hiljem võib-olla ütle, mul ei tule kohe. Ja siis see lugu oligi selline, et palun peksa oma naist, joo veini ja selle, siis sa saad selle. Ja siis see üks vend ütles seal vanas Indias, et ei, ma ei taha teha neid asju. Öeldi, et sa pead tegema, et see on mingi blä, ja siis ta valis näiteks, võtta kõige lahema veini joomise. Kui ta oli veini joonud, siis ta läks pärast ka sinni ja peksis naist ka, vaata, et need asjad nagu käivad koos, vaata. Et need on looduse omadused. Ehk siis nagu looduse omadused, nagu, et sulle meeldib pimedus. Näiteks mulle meeldib kassida. Mulle sa ei saa meeldib linnas kassida, vaata. Öö läbi linnas olla. Nagu öeldakse, poissmeeste päike on kuu. Minu päike oli ka kuu, kui ma käisin linnas. Ja mulle meeldis see nagu, kui nad ütlesid, näe, vend käib, vaata. Aga see oli minu jaoks kõige parem. Sa tahad öelda sellega seda, et inimesed ei saa põgeneda enda instinktidest? Jah. Kui kaua te õega koos hängisite täna õhtul? No seal oli üks usaldusisik, kes rääkis need lugusid, kuidas inimesed sealt välja tulevad. Nii-öelda siis tugiisik, et kes aitab nagu need asjad ära teha, nagu bürokraatiad asjad, sest et teinekord ametkondades või kuskil esitatakse nii palju lolli küsimusi ja öeldakse, et ei saa teha niimoodi, et inimesed löövad käega lihtsalt nagu nendel asjadel. Ei saa ka asju korda, sellepärast tegelikult nagu mingid ametnikud on ära tõusnud, et mis sa tahad siit umbes vaata. Et tal on nagu tugiisik, nagu kui ta vangist välja sai, siis tal on nagu antitugiisik. Kes siis teeb mida? Kes siis hoolitseb, et oleks täidetud need punktid, mis on nagu vajalikud, no et nagu sinna ühiskonna rattasse tagasi saada. Et ühiskonna rattasse tagasi saada, et nii öelda jutumärkides normaalseks inimeseks tagasi saada.
mitte, et ta oleks, et ta oleks kunagi normaalne inimene olnud või et ta mingi oleks, et inimene saaks üldse muutuda normaalseks inimeseks, inimene on, kes ta on, eks ole. Põhimõtteliselt Einaril on ka see asi, et tal vahepeal kammib. Tal mõtleb, mis värk on ju. Tüüp oli nagu ükskord rabeles. Ma tean, tal ei ole pangakontot ju. Kui ta teeks selle ära, see oleks korras kõik ju. Kui mitu tundi sa täna mõega koos olid? No ikka olin, sellepärast, et natuke oli asjatamisi siia-sinna ja... Mis asjatamisi? Ma viisingi ära, et kus olid need töötukassad ja mingid ametid ja värgid ja need hooldajad, kes panevad peale need andurid ja värgid ja kaardistavad ära need asjad ja... Selle häkime kohe lahti ja ära mõned. Nii nagu see asi käib. We're gonna cut the leg off. Then we go to Tivoli. Kui oleks üks asi, mida sa tahaksid praegu vaatajatele, kuulajatele öelda, sest et me ei ole ammu podcasti teinud. Viimati tegime Saturni 14, 2 osa ainult lihtsalt katseks, lihtsalt testisime. See on isegi, me ei võtnud tõsiselt seda. Mitte, et me seda väga tõsiselt võtaksime, aga lihtsalt see oli lihtsalt nagu for fun, proovisime. Einar jututuba on nagu, selle ma võtsin ette kui tõsisema projekti selles mõttes, et ma tahan seda jätkuvalt teha. Ma ei taha lõpetada. See on see koht, see on see, kus ma saan ennast väljendada, kus ma saan omal õlgadelt raskusse maha, kus ma saan, see on nagu natuke nagu psühholoogi kabinet minu jaoks, ja ma loodan, et ka minu külaliste jaoks, et ma saan rääkida asjadest, välja rääkida asju, nagu saaks nagu sellest raskusest lahti. Psühholoogi kabinet. Jah, et mu külalised ka tunnevad, et nad saavad rääkida. Eineroloogia. Et saavad rääkida nagu puhtaks ennast. Einaroloogia. Mõtle, lähed vaata sinna kuskile Magdalena haiglasse, siis on nagu silt ukse peal, Einaroloogia. And they all left with mouthful with gum. Mõtlen siis selle viimase lause ära, on ju. Illuminaati häälega. No. Kui te kannatate ja väidate, et te seda isegi natuke ei naudi, siis te raisad valetate ja süüdi olete ainult teie. Kui te ei anna alla sellele, et algamas on uus eluetapp. Einari podcast. Pane kinni, jah?